Ja minu teemaks tegelikult ma pean kohe ausalt tunnistama, et mulle anti teema ette, mida on meil võita teemaõppest ja samas selle taustaga, et ma räägiksin oma töörühma nimel, ehk siis see, mis ma räägin, ei ole ainult mina, vaid minu kõne taga on tegelikult terve hulk inimesi ja see viimane tuumikrühm, kellega võib-olla kõige rohkem viimase 2 aasta jooksul, 2,5 aasta jooksul tööd tegime ja kellega koos sündisid ka meie publikatsioonid, on Eesti kirjanduse lektor Andrus Org, emakeeleõpetuse nooremlektor Maigi Viljal ja siis haridusteaduse kaasprofessor Marvi Repp. Aga mõeldes sellele, ma mõtlesin, et see teema oli natukene mulle ette antud ja ma jupp aega istusin laua taga veeretades endaga mõtteid, et kas see teema on ikka see teema ja minu jaoks oli selles pealkirjas kõige olulisem küsimärk. Ma proovisin nagu erinevaid variante, hashtag ja hüüumärk ja 3 punkti, et selle pealkirja taha, et ühesõnaga ma ei taha tänase ettekandega ütelda, et teemaõpe on see ja ainus tee, vaid ma tahaks pigem nagu mõtiskleda selle teemaõppe tugevuste ja nõrkuste üle ja eelkõige sellest kogemustest lähtuvalt, mis me oma töörühmaga tegime. Ja see, nagu ma ütlesin, et mitte ainult need 4 inimest ei olnud meil töörühmas, vaid tegelikult meie töörühmas oli terve hulk teisi nii ülikooli töötajaid kui ka väga paljude erinevate Eesti koolide õpetajaid ja eelkõige humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajaid, kuigi aeg-ajalt käisid meiega koos mõtteid mõlgutamas ka reaalainete õpetajad ja kehalise kasvatuse õpetajad ja ühesõnaga väga erinevate ainete õpetajad. Peamiselt siis põhikooli ja gümnaasiumi astmel, kes õpetasid aineõpetajad. Ja meie peamine küsimus selles rühmas oli mõtestada, et mida tähendab siis nüüdisaegne õpikäsitlus just humanitaar- ja sotsiaalainete kontekstis, et siis, kui see mõiste, kas nüüdisaegne või muutunud õpikäsitlus tuli, siis väga paljud õpetajad nagu kurtsid, et et see on nagu niisugune särav sõnapaar, mida on väga raske reaalses elus sisustada. Ja see oligi siis meie peamine küsimus ja meie töö jagunes 2 suuremasse faasi. Esimene faas, mis oli selle projekti see esimene, oli pisut rohkem teoreetilisem, ehk siis me püüdsime rohkem ülikooli töötajate, ainedidaktikute ja erialakirjanduse põhjalt mõtestada, et mida praktilises elus siis nüüdisaegne õpikäsitlus on, kuid juba siis me natuke kaasasime ka õpetajaid, aga teine faas oligi koostöös õpetajatega ja oli praktilisem. Ja esimeses faasis me töötasime välja kõigepealt idee sellest, kuidas me mõistetega töötama hakkame ja see, mida me otsisime, olid siis niisugused õpiteede kirjeldused, mis vastaksid sellele nüüdisaegsele õpikäsitlusele. Ja me eristasime siin niisugused teoreetilisemad laadi kirjeldused, mida me nimetasime raamstsenaariumiteks, mis siis sisaldab endas neid kirjeldusi, et mis eesmärkidel seda tehakse, millist ettevalmistust nõuab, kuidas seda läbi viiakse ja erinevad variatsioonid. Ja siis, kui see kirjeldus on seotud mingi konkreetse teemaga, siis see on õpistsenaarium ja kui õpetajad tagantjärgi vaatab või oma käe järgi selle õpistsenaariumi kohandab, et siis on õpilugu. Ja võt selles esimeses faasis me tegelesime eelkõige nende raamstsenaariumite kirjeldamisega, kuid niivõrd kaasasime siis õpetajaid, tulid juba ka õpistsenaariumite kirjeldused ja meil valmis veebileht, mis on leitav sisu.ee õpistsenaariumid nende tulemustega. Ja seal need raamstsenaariumid, mis me siis kirjeldasime, oli reisiõpe, teemapõhine õpe,
protsessdraama ja filmiõpe ning siis väikeste võib-olla päris selle raamstsenaariumi mõiste alla ei lähe, ka väärtuskasvatusega seotud niisugused lähenemised. Ja juba siin olid ka mõned õpistsenaariumid, võib-olla mis ma välja toon nendest õpistsenaariumitest on see, et kuna see esimene faas lõppes 2018, et me mäletame, Eesti 100 oli väga aktuaalne teema, sellepärast, et õpistsenaariumid on selle Eestiga, eriti teemapõhise puhul tihti või rohkem kui teiste teemadega seotud. Aga jah, et väga põnevaid see on õpistsenaarium, mida on põnev vaadata, mida on tehtud, kust innustust ja inspiratsiooni saada sai kogutud ja sellepärast me selles teises faasis otsustasime luua, pidi kuidagi nimetasime koolitusteks, tegelikult päris koolitused ei olnud, vaid tegu on dialoogi või tegelikult ka trialoogilise õppevormiga, mille eesmärgiks oli siis õpetajatega koos luua neid, lasta ennast inspireerida teiste õpistsenaariumitest ja luua enda omasid. Ja me tegime erinevate nimedega neid koolitusi, nii-öelda koolitusi ja nende loomisel ma ei tea, kas nimetada neid 3 skaalaks, millel me seisime või pigem on 3 tähte, mida me silmas pidasime neid koolitusi luues, mille poole me püüdsime ise liikuda ja kuhu millega hindasime nii enda tööd kui ka lasime õpetajatele enda loodud õpistsenaariume hinnata, et siin on need 3 maal esimene oli see trialoogiline õppimine, me laenutasime Soome kolleegidelt selle mõiste, see on siis selline õppimise viis, kus dialoogi me teame, eks ole, et 2 osapoolt või isegi rohkem inimesi räägib, veeretab mõtteid, aga siin selleks 3. osapooleks on mingi õpiobjekt, mida arendada. Ja temas on omamoodi nagu eraldi partner, kes soodustab ja innustab ja arendab seda tööd või seda mõtlemise protsessi. Teiseks maalaks või täheks oli kollegiaalne toetus ja kaasvisioneerimine just selles, eriti tänasel päeval aktuaalses määramatuse keskkonnas tahtsime koos õppida armastama seda komplekssust või määramatust, millega meil igapäevaselt tuleb kokku puutuda ning rakendada seda loovust ja kirge, mis meil on, püüdega mitte seda maha summutada. Me natuke provotseerivalt iseenda jaoks, et kuna me ülikoolis tihti rääkisime sekkumistest, siis me ütlesime, et me ei taha sekkuda, me ei taha neid segada, vaid me tahame inspireerida. Ja utsitasime iseendid samamoodi selle koolitusformaadi väljatöötamisel, mis oli pidevas arengus ja mille kõige niisugune viimane versioon on siin, et kasutasime teatud metafoori, mängulist metafoori nende uuenduslike õpistsenaariumite loomiseks, kus metafooriks on siis lapse saamise protsessi erinevad etapid, mis aitavad kaasa siis tõesti loovatele, uuenduslikele ja nüüdisaegsele õpikäsitlusele vastavate õpistsenaariumite loomisele. Ja selleks 3. maalaks oligi siis nüüdisaegne õpikäsitlus, mida me samamoodi kogu aeg silmas pidasime. Nii me ise kui ka hoidsime ka õpetajaid pidevas dialoogis selle kontseptsiooniga. Nüüd me tuleme teemaõppe juurde. Nende koolituste erinevad teemadeks sai siis osad koolitused olid populaarsemad, teised vähem populaarsemad.
Ja üks, millega koolitus, kus me ei saanud gruppi täis, peaaegu kõikidel koolitustel oli pigem see, et olid inimesed järjekorras, aga ühele koolitusel ei saanud, me paaril korral proovisime ja erinevatel põhjustel ilmselt ei saanud gruppi, ja selleks oli teema. Kuid siis, kui me pealkirjast tegime oma koolituse uuenduslikud õppevormid humanitaar- ja sotsiaalõpetus, siis täitus ja paradoksaalselt need õpistsenaariumid, mis õpetajad lõid, klassifitseerusid kõik teemaõppeks. Kui me võtame teemaõppena sellist õppeprotsessi, mis on seotud mingi elulise teema ümber ja kus lõimitakse erinevate ainete kirjeldustes toodud neid pädevusi ja teemasid. Ja teemaõppe aluseks on siis idee, et õpilased õpivad tõhusamalt, õpe on terviklik ja elulähedane ja tihti just see elulähedus tingibki selle lõimingulisuse ning võimaldab valikuid ja loovust. Ja need teemad võivad olla, me võime ju lõpuks öelda, et kogu õppimine koolis on teemade õppimine, eks ole. Aga siin on siis mõeldud siis neid teemasid, mis on ületavad ühe aine piire, mis võimaldavad erinevate aineid lõimida ja mis omakorda need teemad võivad olla väiksemad teemad, mikroteemad või suuremad teemad. Taas selle teemaõppe plusside miinuste juurde minnes lugesin Johannes Käisi konspekte, mida on päris mahukalt toodud, leitab ka internetis õpetuse alused ja teed, käsikirjaline materjal. Ma seda lugesin, mul tekkis mitmel korral see aha-efekt, et tegelikult juba tema räägib nüüdisaegsest õpikäsitlusest, lihtsalt ei kasuta seda väljendit. Aga kõik need elemendid, mis seal on ja kõik see ahastamine, millest kõigest puudus on, oli juba siis 30-ndatel, eks ole, kui ta selle kirjutas. Seesama mõte, et igas õppetunnis saadakse vaid teadmiste killukesi, mis kuhjuvad õpilase peas nagu segamini paisatud esemed varakambris ja mida sealt on raske nagu üles leida, et see heietus oli siis. Ja on tehtud ka metauuringuid, õpetajad ka tänasel päeval on täiesti nõus, et õpe peaks eluline olema, aga ikka me õpetame nagu aineid, väga pisikeste faktiteadmistega, et milles see asi siis on. Ja kogusin nii meie koostöös osalenud õpetajate arvamusi kui ka erinevatest uuringutest tulevaid arvamusi, et mis on siis need teemaõppe, ma ei tea, kas poolt argumendid võib-olla on kohasem öelda võimalused. Siis neid võib jagada 4 sellisesse suuremasse teemaplokki, et üks tema kindel eelis on see, et see võimaldab elulähedast õpet. Et see seoste tegemine, see sisemine lõiming on tänu sellisele teemaõppele palju lihtsam, et need teemad valitaksegi juba definitsiooni kohaselt tähenduslikud ja elulised ja võimaldatakse tegeleda probleemidega, mis ei puuduta ainet, mitte elu ennast. Teine suur argumentide ring puudutab huvi, et eeldatavasti teemaõpe tõstab õpimotivatsiooni ja õpilased ei pea nii tihti tähelepanu ümber lülitama, kuna tegeletakse korraga suuremate probleemidega. Samuti võimaldab see paindlikkust ja tõhusust. Muidugi, kuna ma ütlesin, et küsimärk on oluline, igal poolt
argumendile võib leida ka kriitika noole või kahtluse noodi, et kui me rääkisime elulähedusest, siis võiks ju ütelda vastuargumendina, et erinevad ained suudavad tegeleda ükskõik millise olulise isikliku või sotsiaalse probleemiga, võib-olla talle omasel viisil, aga see elulähedus on saavutatav kindlasti ka ühe aine kontekstis. Sama asi huviga, et pädev õpetaja suudab ükskõik millise aine huvitavaks muuta, et selleks ei pea lõimima või tegema mingisuguseid erilisi teemapäeva või teemanädalaid. Paindlikkuse võib-olla üks tugevamaid vastuargumente, miks teemaõpet kas ei rakendata vanemates astmetes või rakendatakse seda väga vähem, on see, et igal distsipliinil on oma struktuur ja uurimismeetodid ja siis on väga raske teha mingisuguseid valikuid näiteks ülikooli minnes. Ning tõhususe mõttes, et kelle aeg on kokku hoitud või kelle aeg on raisatud, et õpetajad on kogenud tihti, et niisuguste teema õppe jaoks kulutatud aeg oleks justkui raisatud nende jaoks, et esiteks on seda aega väga keeruline leida ja kuna saavutatavad kompetentsid on raskesti mõõdetavad, siis see võib tekitada tunnet, et on liigne ajakulu. Kokkuvõtteks sellest kogutud õpetajate tarkusest peab ütlema, et teemaõppe või ka lõiming laiemalt ei tohiks kindlasti olla eesmärk omaette, et asi iseenesest, vaid ta on õigustatud kui vahend hariduslike eesmärkide saavutamiseks või õppija eesmärkide saavutamiseks. Ning see, mille taha see asi tihti jääb, on see, et see lihtsam lõimingu vorm, ainetevaheline lõiming eeldab pädevust mitmes aines, ehk siis kui õpetaja ise üksinda peaks tegema, kui tegu aga ainete ülese lõiminguga, siis see eeldab koostööd ja see koostöö on sellise lõimingu eelduseks, ma ütleks 5D-ruum, jagatud 5D-ruum, 3 dimensiooni, eks ole, see reaalne pikkus, laius, ajaline dimensioon, et me oleksime ühes ruumis ühel ajal ja 5. dimensiooniks, et me saaksime asjadest või hariduse eesmärgist ühtemoodi aru. See struktuur tihti ei toeta teemaõpet, et meil on ainepõhine õppekava ja sellesse see teemapõhise õppe toppimine on päris keeruline, ehk siis peaks toetama õppekava, kooliõppekava või riiklik õppekava, see on arutamise koht ja see, et ei keskendutaks mitte kitsastele õpiväljunditele ja ainepõhisusele, vaid pigem raamteemadele ja üldpädevustele. Nüüd ma hea meelega laseks küsida või ka enda kogemusi või teemaõppega kuulata. Kui mina mõtlen meie kooli peale, siis meil on olnud projektipäevade raames, aga minna nagu ühtsele sellele õppele me sinna ei ole nii jõudnud. Ega üldiselt ongi jah, et kui koolides ringi vaadata, siis kui teemaõppele minnakse üle nii-öelda totaalselt, siis see on pigem algklassides ja sellel on seesama põhjendus, et üks õpetaja nagunii võtti aina. Tal on palju lihtsam seda teha, et mida edasi, seda keerulisemaks nende takistavate sõdurite osas toimub. Aga jah, et
üha rohkemates koolides on vähemalt kas projektõpe või mingi teemapäev, mis võimaldab vahepeal natukenegi seda elusust sisse tuua niisugusel komplekssemal kujul, kui ühe aine raames saab seda teha. Ma jäin seda mõtlema, et viimased õppekava muudatused Tartu Ülikooli õpetajaharjutuses. Kas kolleegid tahate vastu vaielda mulle, et mulle tundub, et me oleme liikunud väga jõuliselt just sinna teemapõhise õppijate, et kui ma mõtlen neid aineid, mis õppijatel ainekavas on, nende õppekavades on vabandust, et see on vist tunduvalt rohkem, ütleme 20 aastat tagasi tulnud, mitte distsipliini, vaid niisuguse probleemi ja teemapõhist lähenemist sisse. Et võib-olla, kus meil arenguruumi on see omavaheline koostöö, et siin me ka käime, see pendel käib nagu ühest natukene edasi-tagasi, et püüame tõhususe ja koostöö vahel teada balanssi leida, aga mulle tundub, et siin on liigutus. Nii, aga siis ma tänan teid.